Rahuslasteks nimetatakse tinglikult. Millegipärast on sisse läinud nii, et need inimesed, kes on eestlased, lätlased, leedulased ja muust rahvusest, millegipärast rahuslasteks ei nimetata. Miks? Rahuslus tekkis 18. sajandil, 19. sajandil keskpaik oli see tipus. Lääne-Euroopas, Saksamaal, mis oli killustatud omavahelistes sõdades, nii majanduslikes kui päris sõdades, nõrgestatud. Rahusus õitses Itaalias, mis oli võõrvõimude all. Mitte rahususest ei räägitud Eesti Vabariigi ajal, Läti Vabariigi ajal, Leedu Vabariigi ajal. Sest iga eestlane, iga lätlane, iga leedulane oli rahuslane. Mis on rahusus? Oma riigi, oma rahva armastus. Meie mõtleme igal aastal juulikuus, kas ei oleks õige aeg seda rahuslase nime ümber hinnata. Inimene, kes armastab oma maad, kes armastab oma rahvast, ongi rahuslane. Ja tihtipeale need inimesed, kes ütlevad, vaadake, kus on rahuslased, lähed tema juurde ja küsid, kas sina ei armasta oma maad? Armastan küll, järelikult ka tema on rahuslane. Võib-olla, et oleks aeg hakata teistmoodi vaadata. Vaatame, kes ei ole rahuslane. Meie kõik oleme. Kui sa oled lätlane, sa oled rahuslane, oled eestlane, oled rahuslane. Kui sa ei armasta oma maad, siis järelikult sa ei ole. Aga otsime neid välja. Vaatame, kes need on. Armsad inimesed, armsad eestlased. Siin võib-olla on kohane rõhutada seda, et 1941. aastal nii Lätis kui Eestis ülestõusu korraldanud ja läbi viinud võitlejad olid rahuslased. 1941. aasta 1. juulil toimus samasugune rahva ülestõus nagu siin Tartus ka Riias. Aasta tagasi keelati ära, väga huvitaval kombel, aga keelati ära Riias 1. juuli lippu rongkäiku Vabadussamba juurde. Sellel aastal enam ei keelatud. Eelmisel aastal 9. juulil ei olnud sellist jumalateenistust, nagu me täna kuulsime, osa võtsime. Ei olnud sellist kõnekoosoleku, nagu sellel aastal on. Kas on edasiminek? Ilmtingimata. Aga edasiminek on mitte kuskile teadmatusse, vaid sinna, kus on normaalne olek. Sinna korda, riigi korda, ühiskondlikusse korda, milline on normaalne elu. On inimesi, kes kardavad. Õigemini teatud jõud, kes kardavad seda 1. juulit Lätis, 9. juulit Eestis, kui kurat risti. Võib-olla, et sellest kartuseks peaks üle saama. Ja meie, kes siin praegu oleme, ja teie, noored, julged inimesed, kes selle ürituse korraldasite, võib-olla, et näitate eeskuju. Sellel aastal meid on nii palju, järgmise rohkem, ja pärast võib-olla, et see muutub niivõrd normaalseks, et keegi enam ei karda meiega liituda. Mida heidetakse ette?
et selle üritusega meie võime tähistada sakslaste tulekut. Me kõik väga hästi teame, et nii Lätis kui Eestis loodeti taastada oma vabariik. Alles hiljem selgus see, et üks okupant vahetas teist välja ja muud vahet ei olnudki. Ja ka tänapäeval paljud vene rahvusest inimesed ei mõista, miks neid nimetatakse okupantideks. Nad küsivad, za što? Ja meie teame, et meie ei nimeta okupantideks igat venelast. Sest need, kes tapsid, nagu kirikuõpetaja ütles, üle 200 inimese Tartus, kes küüditasid 10 000, piinasid 100 000, neid võib-olla osaliselt enam ei olegi. Aga need, kes on nad tõesti ei tea, nad õigustatult küsivad, za što? Ja meie võime neile seletada, za što? Za to, et 1941. aastal ei jõutud, aga 1949. aastal nendest samadest hällidest, kust viidi välja Läti ja Eesti lapsed Siberisse. Need, kes tulid siia, nad ei küsinud, kes enne seda selles hällis, mis veel soe on, kes seal magas. Nad ei küsinud, kes elas selles majas, kuhu neid paigutati, kes elas selles korterist, kus veel uksel ink oli soe. Mida me ootame venelastelt? Et need, kes küsivad, za što, et ka nemad küsiksid nende käest, kes tollel ajal neid jubedusi ellu viisid. Miks te seda tegite ja teie peate kaetsema ja kui nemad küsivad, siis meie lihtsalt noogutame. Nemad peavad küsima, vaat siis neid ei nimetata enam okupantideks. Meie aga elame oma rahulikku elu, meil on oma riik, oma riigid. Vaatame tulevikku. Teie käite Lätis oma lippudega sellel aastal, nagu ma juba ütlesin, lätlased paluvad teile tõesti anda edasi tervitusi ja sügavat kummardust selle eest, et teie julgesite sellise ürituse praegu korraldada. Soovin, et see üritus oleks viimane, et järgmisel aastal oleks rohkem inimesi ja küllap neid tuleb. Nii, ma ütlesin oma arvamuse, kui keegi arvab teisiti, eks võtku sõna pärast mind ja rääkigu midagi muud. Mina asetan selle kimbukese Läti poolt. Oma rinnal panen isegi see Läti lipukese juurde.